tere! Ja mul tuligi lisaküsimus ühe kuulaja, vaataja, järgija poolt, et tal tekkis siis selline küsimus, et tal on midagi väga-väga sarnast olnud, ta kirjeldas oma lugu ja ta tahtis teada, et miks sellised asjad nagu juhtuvad, et väga, väga spetsiifiline lugu või nii, et kust see tuleb või miks see nii on ja ka mina olen selle peale mõelnud. Muidugi on see igalühel erinev, mul valgus langeb siit millegipärast just nüüd ja praegu. Ma ei tea, päike tuleb. Sügisene päike on ilus ja ma lühidalt seletan sulle lahti, mis on selline energeetiline, mis võib olla selline energeetiline põhjus, miks keegi justkui tuleb nagu võõrast uksest sisse. Kas see uks on siis avatud ja ta astub sisse ja hakkab mingit suvalist juttu rääkima sinu koduuksest sisse või siis kui nagu mul oli, et uks oli lukus, aga tegelikult võtmega hakati keerama, aga lihtsalt vale ukse taga, et mõlemal on ühine joon, vale uks oli, aga tuldi justkui nagu väga hoogsalt sisse või noh, selles mõttes, eks ju. See on sulaselge piiride rikkumine, ilma koputamata ja nii edasi. Ja küsimata, koputamata. Ja mis selle selline põhjus võiks olla? Ma olen selle peale mõelnud ka. Kindlasti ma arvan, et number 1 on siin see, et ei tunta piire. Et on väga kehvad piiride austus või kehtestus. Mitte ainult austus, aga ka enda piire ei hoita ega kehtestata ega osata ka teiste piire austada. Teine asi on see, et see inimene, kui tuleb, tema ju tuleb. Tema tuleb sinu ruumi, tahab tulla sinu ruumi. See tähendab seda, et tema projitseerib ehk peegeldab sulle midagi oma süsteemist. Mõne jaoks võib see olla vanaema, mõne jaoks võib see olla eks. Tähendab, ta teeb seda ekslikult, jällegi energeetilisi piire mitte austades. Tal on mingi teema õhus, kas väga-väga armastab või siis on tal mingi läbi kogemata hingeõppetund selle inimesega, keda ta sulle peegeldab, kas siis ta väga austab või siis vastupidi on jäänud mingi konflikt pooleli, mingi teema lahendamata. Ja ta projitseerib sulle seda veendunult, niivõrd hinge tasandil veendunud, et see oledki sina. See ongi niisugune allasurutud mustri väljendus pimesi ilma, et automaatikal ilma, et sa isegi märkad seda või mõistad seda. Näiteks minu puhul oli siis see, et kuidas öelda, minu puhul oli see, et keegi justkui nagu projitseeris mulle kedagi teist naisterahvast, kes ma ei ole. Kes andis talle oma võtme, et tema võib tulla tema torusid vahetama, aga mina ei ole seda teinud, et ta projitseeris mulle kedagi ja see ei ole ainult see naine, kes talle selle võtme andis, vaid selle naisega on tal ka mingi teema, keegi naisterahvas, ka tema, kes tuli seda teemat lahendama, keegi naisterahvas andis talle väga-väga vabad piirid ja kuidas öelda, ja siis ta kordab seda mustrit, sest see võis olla kellegi eks, keda ta projitseerib läbi oma töö näiteks, nagu selline torude töö siis on tal. Ta tuli ju tegelikult tööd tegema ka minu ülevalt inimesele, kuid ta projitseerib sellele inimesele ka oma eksi. Ja ta ajas sassi minuga, sest ta ongi segaduses ise ka. Sest mingid energeetilised piirid on tal täiesti, ta on nagu ennast kas sisse mänginud, võib-olla tal oli ka armu kolmnurk või midagi. Ühesõnaga, ma ei oska öelda tema saatust, kuid väga tihti on nii, et see, kes tuleb ja projitseerib sulle mingit oma lugu,
siis see ongi, ta projitseerib sulle pimesi kedagi teist lahendamata teemat kellegiga. Ja see võib olla healoomuline teema või halvaloomuline. Minul oli näha, et inimene oli segaduses. Jah, see ongi see, et kui sul ei ole selgeid piire, siis sa oledki väga palju segaduses. Ehk ma näen, et minu puhul oli, et keegi projitseeris oma eksi mulle, kes mina üldse ei olegi, ja tegelikult see naine, kes tellis selle töö torudega ülevalt, ka tema ei ole see, aga see meesterahval on üleval see teema, lahendamata teema, ja see on sellepärast nii aktiivselt, intensiivselt tuli üles läbi minu ja läbi selle olukorra, sest elu tahab talle peegeldada, et tal on vaja see vana olukord ära lahendada, kas selgeks rääkida inimeste vahel või siis seada tugeva, austada teiste piire ja ka kehtestada enda piire, ehk siis rääkida. Ja olla võib-olla rohkem monogaamsem, et mitte niimoodi tekitada segadust ja edasi, nii edasi. Inimene, kes mulle just kirjutas, et tal oli sarnane lugu, oli selline lugu siis, et keegi astus sisse, ütles, ta tuli õunalõhna peale ja samamoodi see uks oli seekord tal lahti ja siis tegelikult naaber tegi õunamahla ja neil oli omad diilid, et ta käis ostmas seda õunamahla ja ta tuli valesse kohta kogemata sisse. Ehk ju siis need oli väga lähedane suhe sellelt, kellelt ta õunamahla käis ostmas ja ta oli segaduses. Sest mõnikord me teeme niisugused automaatikal asju ja see tähendabki seda, me oleme kuhugi kinni jäänud ja mina näen siin, et siin on projitseeritud vanaema või ema kedagi, kes teeb maitsvaid sööke, toite ja pakub seda ja niisugused nagu, kuidas öelda, võib-olla selline piiride hägustamine siin automaatikas. Eks siin on ka see, kes tuli teise juurde, tema projitseerib talle kedagi armast hoolitsevat inimest, on see siis ema või vanaema, kes on väga külluslikult jagav ja tema võtab vastu. Et võib-olla ta on natukene jäänud selles osas, et projitseerib, temal on võib-olla see muster. Ja miks ta just selle naisterahva juurde tuli, on sellepärast, et sellel naisel on sarnane muster, et ta on väga-väga jagav kõigiga. Võib-olla isegi nii, et ta annab rohkem, kui ta saab ja ta ei kehtesta piire, et teeme sellist koostööd, et sina teed nii ja mina teen nii ja siis on kõik korras. Mulle tundub, et ta on niimoodi, kes väga palju jagab välja. Ja võib solvuda, kui teine, ja ootab, et teine on mõtete lugeja, et ta midagi nagu tagasi, et mingi piiride, tähendab see ühine teema on siin see, kuigi minul oli uks lukus ja mul on kogu aeg uks lukus, kuigi ma elan 5. korrusel, siis see ongi see, et see on piiride see, et piiride see, et kelle juurde tullakse, sellel on ka mingid, et miks ta tuleb, on ju, et miks ta tuleb. See tähendab seda, et tuleb kindlamini ei öelda, kehtestada oma piire. Et minul justkui nagu oli uks lukus, eks ju, ja ei ole oodatud see, aga lihtsalt ka öelda, et see ei ole õige käitumine ilma koputamata tulla teise inimese piiridesse. Võib-olla minul oli see, et kehtesta ennast selles mõttes ja ma ütlesingi, kas kutsun politsei. Ühesõnaga, sellised asjad juhtuvad põhjusega mõlemapoolselt, küll on siin õppetund, kuid siin on selge õppetund eriti neil, kes tulevad, et nemad ei austa ei enda ega teiste piire, tähendab, miks nad ei austa, sest meil ei õpetata seda kodus ja koolis. Nad teevad seda väga sügavalt, alateadlikult, nad on kinni jäänud mingisse automaatmustrisse, mis tegelikult neid enam ei teeni, neil on vaja sellest välja kasvada. Ja sellepärast see tuleb ka neile ehmatusena, et oi, miks ma niimoodi imelikult segadusse sattununa sellist asja tegin. Nad tegelikult ei tee seda ise ka teadlikult. Muidugi välja arvatud, kes teadlikult lähevad kuhugi varastama. Nemad küll teevad seda teadlikult, aga sellised olukorrad, nagu mu see praegu
kirjeldas teine, ütles, et väga sarnane lugu temale endale nagu minu oma, siis need on sellised sügavalt alateadlikud projitseeringud teistele. Et sa näed teist inimest mitte isegi reaalsena, vaid sa projitseerid talle kedagi, kes on su hinges veel aktuaalne. Et isegi kui sa oled edasi liikunud oma elus, siis sa hakkad teistele inimestele projitseerima seda inimest, kellesse sa oled võib-olla kinni jäänud, kelle loosse või teie sündmusesse või olukorda oled natukene kinni jäänud ja sul on vaja seda märgata ja elu püüab sulle läbi nende situatsioonide, nagu need on, märku anda, et sa oled kinni jäänud. Et siin on see, et vaata neid mustreid. Aga kuna see on nii sügavalt alateadlik, siis ei osata seda märgata ja sellepärast ma tõlgendasin selle lahti. Sest see inimene, kes mult küsis siis Instagramis selle loo kohta, et tal on sarnane lugu olnud, vaata kohe selgus tuleb, pilt kohe läks selgemaks, ja temal läks ka selgemaks. Vaata kuidas. Temal läks ka pilt selgemaks, ta mõistis midagi. Vaata, see on väga selline peenenergeetiline sündmus. Ehk vaata, see kalade ajast ongi, et alateadvuse mustrid tulevad pinnale. Isegi need, mis me oleme väga sügavalt ära peitnud või juba ära unustanud, need tulevad pinnale ja need vajavad lahti mõistmist. Loomulikult siis ma mõistsin, et tõepoolest see mees ei valetanud, ta tõepoolest saigi üleval sisse torusid vahetama, aga temal oli õppetund ja minule õppetund see, et ma koheselt ennast kehtestaksin ja ütleksin, et teinekord koputa, eks ju. Et see ongi see, siin ongi see, et ka tema õppis sellest midagi läbi selle, et ta minuni jõudis, et uks oli lukus ja et piire peab õppima, on ju. Et siin on, muidugi igal ühel on erinev lugu ja loomulikult on tahtlikke, pahatahtlikke, eks ju, aga need lood, mis minul ja sellel naisterahval, kes mulle kirjutas, need ei olnud pahatahtlikud, vaid nad olid väga sügavalt alateadlikud mustrid, kus inimene ei mõista, et ta projitseerib kellelegi teisele, kes ei ole see inimene, keda ta talle projitseerib. Ta on hoopis teine inimene. Et ta tuli pigem peegeldama, et näe, sa oled sinna kinni jäänud. Mõistate? Kui te mõistate, pange like, siis ma saan aru, et te saite aru. Projitseerimine tähendab seda, et sa peegeldad teisele inimesele või sa näed teist inimest kellenagi, kes ta ei ole, vaid kes on sinu hinges lahendamata teemana ja sa kannad teda oma hinges ja sa ei ole seda teemat või sündmust ära lahendanud ja nüüd sa tuled näiteks lapsepõlves kuskil või nooruspõlves või minevikus ja nüüd sa tuled siia praegusesse hetke, sa kohtad uusi inimesi ja sa projitseerid ehk peegeldad nendele uutele inimestele oma sündmust, sest see on lahendamata sinu enda sees. Kuigi tegelikult ei ole selle sündmusega sellel uuel inimesel mitte mingit pistmist. Aga sa oled segaduses, sest sa oled niivõrd kaasa haaratud hingeliselt seotud selle teemaga. Aga hea uudis on see, et seda teemat alati saab lahti harutada ja vabastada. Seda saab teha ühisväljatöös või vestlusteraapia käigus. Nii et kui sul on sarnane lugu midagi, keegi on hingel, siis võtta minuga ühendust, saab seansi käigus selle tegelikult lahti arutada juba ühe seansiga, et selles mõttes lihtsalt teadlikkust heita sellele teemale. Hästi. Pane like, kui sa said aru, mida ma mõtlesin. See oli natukene peenenergeetiline lahti seletamine, kuid tegelikult see tähendab seda. Hästi.